Tere hommikust kõik minu lõustaraamatusõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Nagu näete, selline uus turismiliik ehk ohtlike olude sunnil tekkinud rahvaränne on sündinud sellel aastal tänu sõjaolukorrale Ukrainas ja viimaste päevade sisepingetile ka Venemaal. Kas keegi teist kujutas ette olukorda, kus Venemaalt põgenevad inimesed tuhandete hordide kaupa ja selle takistuseks suletakse kogu läänemaailma piirid ning taganemistee isegi Kaukaasia, Aasia suunal? Kas mitte ma ei rääkinud sellest kõigest ühes oma eelmise sügise mõttevahetuses? Tuleb see ehk meelde neile, kes on minu pikaldased kuulajad. Mäletate, ma ennustasin pingete kuhjumist Venemaal, isegi kodusõda ja suuri põgenike horde ka Eesti suunal. Kas keegi teist on mõelnud olukorrale X? Mis oleks ohu või sõjaolukorra puhul sinu tegutsemise plaan? Kas sa oled oma perele koostanud evakuatsiooniplaani, marsruudi, võimaliku transpordi ja turvalise sihtpunkti? Kas sa oled koostanud nimekirja asjadest, mis oleks sel juhul vaja kaasa võtta? Need kõik on strateegilised küsimused ajaks, kus inimestel on vaja linnadest või teatud piirkondadest kiirkorras lahkuda, et vältida ohtusid elule või päästa iseenda ja oma lähedaste elud. Ilmselt küsite nüüd mõttes, et miks ma peaksin oma perega linnakodu hülgama? Samalaadsed küsimused esitasid ka minu Ukraina sõbrad ja kaastöötajad erinevatest Ukraina linnadest enne 24. veebruari 2022. Aga mis siis, kui ühel hetkel jõuab ka meie kodumaal kätte olukord X ja sul pole enam muud valikut? Selline tõehetk juhtus paljude minu Ukraina tuttavatega peale 24. veebruari. Mitte keegi polnud kuni viimase minutini selleks valmis. Mitte keegi ei uskunud, et see minut jõuab ka nendeni. Seda teemat ei püstitama eesmärgil, et propageerida oma esiisade maalt ja riigist lahkumist. Samas on reaalsus meile näidanud, et 10 miljonid pered on lahkunud Ukrainast, nüüdseks siis tuhanded põgenikud ka Venemaalt. Süüriast ja teistest sõjakolletest rääkimata. Kas see on õige või vale, teab iga inimene isiklikult. Kuid mida siis teha, kui valik on tehtud ja sa oled teadlikult paikseks jäänud? Mida teha siis, kui laeva ja lennuliiklus on katkenud? Kui Euroopa suunal liikumine oleks võrdväärne enesetapuga? Eks ole, variante palju pole. Ka meie esivanemad varjasid teise maailmasõja koleduste eest ennast kaugetes metsades ja soodes. See oli neile ainus võimalus põgeneda Eesti linnade ehk oma kodude pommitamiste eest, kus kohale jäämise puhul oleks neid oodanud 97% tõenäosusega hukkumine. Aga võtame näiteks kergema versiooni. Kuhu te suundute, kui käes on totaalne elektrikatkestus? Olete te mõelnud, et see võib peagi reaalselt juhtuda? Et see polegi lamemaalaste järjekordne luulu, vaid kõigest ootus meie tänases aegruumis. On viimane aeg ka sellises versioonis mõelda läbi nii enda kui oma lähedaste tegevuskava. See on minu soe soovitus. Nüüd ehk tekib teil ka mõistmine, miks on ellu kutsutud Liivimaa ökoküla. Miks ma olen seda 2 aastat järjest propageerinud? Kindlasti mitte ainult selleks, et luua sümpaatne ökokogukond, vaid eelkõige ka selleks, et elada turvaliselt üle need väga rasked ajad, mille tunnistajateks me peagi kõik saame. Ja lõpuks siis sellest uuest turismiliigist ehk evakuatsiooniturismist. Kellel on huvi, saab broneerida oma perele evakuatsioonipaketi päevaks X. Me saame olukorras Liivimaa
Ökokülas vastu võtta 2 peret. See tähendab ohuolukorras. Kokku 4 täiskasvanut ja 4-5 last. Me saame seda teha piiramata ajaks ehk seni, kuni ohu- või sõjaolukord seda nõuab. Sellepärast pakume me ka maad huvilistele, kes on võimelised just sellel eesmärgil paigutama oma perele kiiresti paigaldatava varjupaiga ehk siis sellise väikese moodulmaja ja just selleks päevaks X. Liivimaa Ökokülas on meil kõik olemas selleks, et ellu jääda. Samuti asume ääremaal ehk väga kaugel siis strateegilistest objektidest. On väga väike tõenäosus, et kunagi siia langeb mõni rakett või pomm, sest me jääme trajektoorides kaugele. Aitäh kuulamast ja mõnusat päeva teile kõikidele. Olge tublid ja terved. Olge positiivsed. Kuuleme jälle, kui õige aeg on.